Nii, aga nüüd on selline asi, et meil on saalis tegelikult siis kaks nii-öelda piltlikult öeldes koduõmblejad, kes on ise endale riided õmmelnud, ehk kes on kõik selle juba ära teinud, millest me praegu räägime. Ja selleks, kuna see on paljudel ees ja selleks nagu mõttes me arvasime, et võib-olla oleks hea nad korraks paluda meile vestlusringi ja kuulata ära, kuidas on nende kogemus selle sama asjaga, et kuidas nad oma siis kohalikud energia tootmisüksused on käima saanud ja mis neil on sellest teistele õpetlikku rääkida. Ja et see paneel oleks selline huvitav siis lisaks Kuldar Leisile ja Raivo Külasepale, ma palun siia veel korra Tarmo Mere, Karla ka ja siia ja katsume korraks vaadata, et siis kogu seda pilti, et kuidas see asi toiminud on. Et niikaua, kui me siin lava peal koguneme, siis taustaks ütlen seda, et Raivo Külasepp on siis energeetikuharidusega, kuid täna on tema siis põhitööks, nagu mina aru saan, Luunja vallas Grüne-Fi ettevõtte juhtimine, mis tegeleb kurgi- ja aedviljade kasvatamisega ja jällegi siis Kuldar Leis on see mees, kes ei jäänud ootama seda, kui see kõik ühel hetkel hakkab hästi ära tasuma, vaid pani selle passiivmaja püsti ja võib täna siis väiketootjana rääkida oma kogemustest. Ja Tarmo ja Karla siis on siin kõrval selleks, et kui me nüüd vaatame, et need vennad, kes on sõmlemishuvilised, neil on midagi mõistlikku meile rääkida, et mida nad on siin kogenud ja mida meil kõrva taha panna see tulevikuharjutusteks, siis paneme kohe kirja. Nii et võib-olla ma palun, Raivo ja Kuldar, et teete sellise väikse ülevaate, et miks te sellega tegelesite, kuidas see protsess teil välja nägi, miks te selle ette võtsite, kuidas see protsess välja nägi ja milline teil tänane, kui see asi on tehtud, kogemus on? Võib-olla alustan veel, ütlen niimoodi, et lihtsalt, et kiirelt öelda, et Raivo Külasepp ja Grüne-Fi, siis tegemist on gaasil baseeruvate väikeste koostootmisüksustega, mitte nii väga väikestega, ma saan aru, need on 1 megavatis ja neid on 2-3 tükki, täpsustad mind, ja Grüne-Fi kasutab ära nii sooja kui ka elektrit, kui ka tegelikult CO2 emissiooni, mida siis suunatakse paremaks fotosünteesiks kasvuhoonetesse. Et see on niimoodi hästi kiire puristatud sissejuhatuses natuke aega kokku võtta, kui ma mõne faktiga eksisin, siis paranda, aga ikkagi, miks sa selle ette võtsid ja mis see kogemus on? Tere kõigepealt, et tahaks muidugi öelda, et midagi ilusat, et see tegevus meeldib, aga põhjus muidugi on märksa pragmaatilisem, et igas äriühingus on tähtis ikkagi see majandustulemus ja kuna meie tootmisprotsess on väga energiamahukas, ehk kulutused energiale on kõige suurem kuluartikkel, siis tuli vaadata, kuidas seda kuluartiklit kõige paremini kontrolli all hoida, ja aasta oli siis 1997, kui me sellega alustasime ja mis kõige rohkem eristab meid, see on maagaasi hind. Tollel hetkel oli maagaasi hind ju kuskil 4,5 korda soodsam, kui ta hetkel on ja peale selle oli võimalik ka gaasi hinda prognoosida pikemaks perioodiks, kui see praegusel hetkel võimalik teha on. Et see oligi kogu selle protsessi aluseks, nii et alustasime siis 1997 ja oli meil kaks siis koostootmisseadet, mille siis elektriline võimsus kummagil oli siis 1 megavatt ja samaaegselt oli võimalik siis saada ka 1,5 megavatti kummastki soojusenergiat. Ja kui nüüd küsida, et kuidas see asi nagu käima peab ja kas see on meil nagu ainuke võimalus, et ei, et see ei ole meie jaoks ainuke võimalus ja me oleme juba pidanud algusest peale nagu kalkuleerima sellest, et milline variant kõige soodsam nagu tuleks, et kas nokkida siis sealt turult soodsama hinnaga elektrit, osta ka soojusenergia sisse või siis toota see ise. Ja praegusel hetkel on siis meie tootmine tõesti ka selle poole pealt nagu kasvanud, et 1997 alustasime, 2001 lisandus 3. seade, 2004 4. seade ja nüüd aasta tagasi siis tuli ka 5. seade, mis on siis uuem, et vanade seadmete häda oli see, et meie elektri ja soojuse tarve on enam-vähem ühesugune, aga paraku need seadmed ei tooda ühepalju, et nende puhul oli umbes 41% energiast vabanes elektrina ja 59% tuli soojusena, et oli küllalt ka selliseid hetki, kui
oleks tahtnudki elektrit juurde toota, aga seda ei olnud võimalik nii palju teha ka, seepärast et soojust ei olnud enam kuskile panna. Aga uute seadmete puhul on see jah, et see viimane soetatud seade, tema see suhe on juba palju parem, sealt on 48% energiast võimalik saada elektrina kätte ja 52% soojusena. Ja selle uue seadme puhul tõesti, nagu Hanno ütles, et me suudame sealt ära kasutada nii tekkiva soojuse, elektri kui ka siis heitgaasidest, mis läheb läbi katalüsaatorseadme, puhastatakse ära ja suunatakse siis kasvuhoonetesse, kus see kasutatakse ära siis fotosünteesi käigus ja tegelikult siis ümbritsevasse atmosfääri vabaneb hapnik, et see jalajälg on, ökoloogiline jalajälg on tänu sellele suhteliselt ahtakene. Nii, aitäh. Kuldar, võib-olla sinu kogemus, et kas sind võib nimetada esimeseks passiivmaja omanikuks Eestis? Jah, et lisaks sellele ma olen siis ka mikrotootja, et näha on, et suhteliselt mikrovariant ja mulle on viimased aastakümned meeldinud tegeleda teemadega, mis on kuhugi kaugemale suunatud, ehk siis noppida maailmast üles selliseid trende, mis võiksid meie väikses Eestis ka suureks saada ja selle tõttu aastal 2010 sattusime siis kokku Austria arhitektidega, kellega hakkasime siis koos uut kodu projekteerima. Nii et tegelikult, kui nüüd vastates tütarlapsele, et kuidas on olla 40-selt või 45-selt sellises olukorras, kus on 3 last ja koer, et siis täpselt ma olin 2010 aastal, olin 42-aastane, 3 last, koer 5-aastane, naine natuke vanem ja me olime sellises revolutsioonieelses situatsioonis, et kas nüüd teha kohe midagi head või teha üks maja veel selline, mida 5 aasta pärast peab välja vahetama. Ja õnneks jagus meil tarkust, et võtta siis tol ajal tõesti maailmast parim teadmine ja proovida seda teha Eestis. Ja see, et ma täna siin seisan, on küll selle tõttu, et ma olen elektrimikrotootja, aga et nüüd jahutada seda kirge, et nüüd kõik paneksid päiksepaneele, vastupidi, et meie näite puhul on see elektri ise tootmine ainult piltlikult mõni protsent kogu selle hea hoone olemusest. Ehk siis ma tahan öelda, et kui keegi hakkab mõtlema ise elektri tootmise peale, siis mõelge enne kõik teised võimalikud sammud ka läbi. Aga 2010 me alustasime ja tõesti siis vaadati meid nagu pool hulle. Eestis 2013 oleme juunikuust alates siis mikrotootja, müüme ülejäägi võrku, talvel ostame tagasi ja meil on väga hea olla. Ehk siis, mis ma veel tahan öelda alguseks, et kui rääkida nendest hoonetest ja ligi nullenergia nõudest, mis 2019 tuleb avalike hoonetele ja 2021 erahoonetele, siis see energiatõhusus ja kogu see kalkuleerimine ja tasuvus, see on hästi tore, aga tegelikult palju tähtsam on see, et kas me teeme need sammud niimoodi, et seal sees oleks ka hea elada, kas seal on hea õhuniiskus aastaringselt, madal CO2 ja nii edasi. Ehk siis kogu ehitus tuleb tulevikus lahendada kompleksselt, mitte ainult läbi päiksepaneelide. Selge, väga hea sõnum. Tarmo, kui ennem sa näitasid meile, et 15-20 mikrotootjat, et kui Kuldar oli üks esimesi, aga neid tuleb nüüd päris hoolega ja tänaseks juba ligi 500, et mida see sinu vaates tähendab ja võib-olla, et kogemusest, et millist nõu sa annaks, et millega peaks arvestama? No kui vaadata kogu seda ajaperioodi, kus esimesed siis mikrotootjad hakkasid võrguga liituma, siis selle perioodiga võrreldes on see meil koos klientidega olnud üks väga produktiivne õppimisperiood. Et need kindlasti, kes esimeste seas liitusid, need said, ütleme niimoodi, piltlikult öeldes vett ja vilet. Et täna ma julgen küll öelda, et need protseduurid selleks liitumiseks on olnud muutunud väga palju lihtsamaks, me oleme igas mõttes vaadanud ainult kliendi poolt, kuidas seda asja paremaks teha. Mis meil on olnud, ütleme selliseks takistavaks teguriks, on pigem olnud selline seadusandluse pool, ja see ei ole mitte nagu praegu kriitika nagu seadusandjatele, vaid see ongi see olukord, kus tehnoloogia muutub, mingisugused uued trendid arenevad ja siis ongi vaja kiiresti mingisugust uut lahendust. Ma mõistan seda, et seadust ei ole võimalik nii teha, et esimese idee peale muudame ära, vaid see vajab kaalumist ja see on see protsess, mis on täna aega võtnud
Nüüd need lihtsustused, mis juba aja jooksul sinna sisse on tulnud, ongi olnud ka osaks sellest, et me oleme saanud klientidele seda paremini pakkuda. Täna on meil tehtud jälle uued ettepanekud MKM-ile nende asjade täiustamiseks. Ma loodan, et ka need saavad arvestatud ja siis on juba see liitumisprotsess hästi sujuv ja ma arvan, et midagi muud ei peagi teadma, kui et vaadake meie kodulehele, seal on üksi pulgi samm-sammult ette näidatud, kuidas see protsess välja näeb, mis selleks teha tuleb ja palju see maksta võib. Ja ma vist mäletan, et see nõuanne oli, et enne kui päiksepaneeli ära ostate, et võib-olla konsulteerige, et ta ikka võrguga koos hakkab tööle. Jaa, kindlasti, et pahatihti tuleb see võrguga liitumine meelde viimases järgus, pahatihti ka siis, kui see seade on juba ära ostetud. Ja teatavasti turul on neid seadmepakkujaid väga erinevaid ja kõige odavamad seadmed on tavaliselt ka kõige odavamad ja nad ei vasta nendele tingimustele, mida saaks lubada avaliku võrguga ühendamiseks, et selle tõttu ma väga soovitan esimeses järgus, kohe kui idee tuleb, astuge meie juurest läbi, konsulteerime, saame ka need asjad ära lahendatud, et kui kellelgi on isegi natuke suurem idee kui mikrotootmine, siis pahatihti on ka odavam osta omale sobivasse kohta krunt nende paneelide jaoks, kui see, et üritada olemasolevale krundile elektriühendust luua, mis võib-olla ei sobigi. Nii, Nii palju kommenteeriks, et tõesti mikrotootjal täna ühinemine võrguga on lihtne, kui ise mingisuguse suuri vigu ei tee ja isegi aastal 2013, et kui ma olin esimeste hulgas, et siis tütarlapsed, kes ilusti kõnedele vastasid Eesti Energia poole pealt, nad ei olnud küll kogenud, aga nad ei saanudki olla selles osas, aga nad olid väga, väga abivalmid ja siis me koos õppisime ja ma arvan, et tänastel mikrotootmisega liitujatel on see tee küll hästi lihtne, et aga peaasi on tõesti see, et neid kõige odavamaid lahendusi ei vali, et tihtipeale minnakse selle õnge, et kes pakub kõige odavamat paneeli, aga paneel on ainult väike osa kogu süsteemist ja odav paneel ei pruugi tööle hakata kokkuvõttes. Nii, et Karla, kuidas siis tundub, et kas on see turuosa, mis Eesti Energiast lahkub, et mida sina siis teha saad, et kas võtame Eesti Energia turuosa miinus mikrotootjad, et see on meie tuleviku turuosa või on see mingeid muid matemaatilisi lahendusi sul mõttes? On muid asju mõttes. Kokkuvõttes minu eelmine jutt tegelikult rääkis juba päris palju ära sellest, et mida me, eks ju, energiamüüja poole pealt plaanime, et ma arvan, see märksõna on siin ikkagi see, et me oleme energiamüüja täna ja tulevikus, kui seni peamiselt elektrimüüjad, siis tulevikus ka tegelikult elektri- ja gaasimüüja, et vaatame ennast laiemalt ja soovime minna tegelikult seda teed pidi, et mitte hakata siis turul kümnete väikeste paneelimüüjatega siin otseselt konkureerima ja paneele müüma, vaid tegelikult ikkagi pakkuda nagu täisteenuslahendust, et selles mõttes alates sellest, et paneel, müüme teile selle, paneme selle üles, me hooldame seda, me teeme elektri ostu-müügilepingud, kui teil on üle, saate võrku müüa, kui teil on puudu, saate võrgust osta ja tulevikus ka finantseerime seda, et selles mõttes pole ka vajadust tegelikult seda otse välja osta, et selles mõttes minna sellist ikkagi täisteenusteed, et mulle endale hästi meeldib see näide, et kuhu väga palju maailm on tegelikult täna nagu teel, et sellise teenuse pakkumise poole, et see, kui varasemalt Boeingu lennukid kasutasid, eks ju, Rolls-Royce'i mootoreid, siis need osteti välja. Nüüd täna on pigem niimoodi, et Rolls-Royce pakub teenust Boeingule, see mootor tihti on tegelikult Rolls-Royce'i oma, seal Boeingi lennuki peal ja tegelikult nad müüvad Boeingule töötavaid töötunde põhimõtteliselt, eks ju, et täisteenus. Ja teenus on win-win selles mõttes, et klient saab selle, mida ta tahab tegelikult, kliendil pole vaja ju paneele, kliendil on vaja saada soodsamalt ja kindlamat energiat. Ja seda me tahame pakkuda. Väga hea, see kõlas nagu lubadus. Raivo, kas võib-olla, kas sa tahad meile öelda ka seda, et midagi selle oma gaasi koostootmisjaamade tasuvusaja kohta? Jah, kindlasti nende puhul tuleb alati kalkuleerida, et millised on teie energiavajadused ja seada üldjuhul ju tuleb kõige kasumlikum siis, kui tema töötundide arv on võimalikult suur,
et 97, kui me alustasime, oli lihtsam teha tõesti, et me teadsime ka seda gaasi hinda nagu pikemaks ajaks ja meie jaoks tuli see suht lihtsalt, et nägime, et kui ta seade töötab aastas vähemalt 5000 tundi, siis selle tasuvusaeg nende tolleaegsete elektrihindade, soojusenergia hinna ja gaasi hinna puhul oli selline, et see seade iseenesest 5 aastaga tasus ennast ära ja hilisem kogemus näitaski, et see esimesed 5 aastat pidas päris hästi paika, nii et 2 esimest seadet, mis 97 tööle läksid, need tõesti õigustasid ennast 5 aastaga, et kõik peale mis 5 aastat, siis see tuli, ressursse on seadmel ju päris palju, sest need seadmed teatud töötundide järel tehakse seal remont ja nii, et ega hetkel ei ole neist midagi muud, kui see sama raam on ainult järgi jäänud, et ülejäänud jupid on kõik ära aja jooksul vahetatud. Aga tulles tagasi siin natuke varem räägiti juurde, siis tõesti ka igasuguse sellise koostootmisseadme soetamisele kindlasti tarnijale pange selline tingimus, et see seade vastaks Eestis kehtivatele võrgu eeskirjadele, et muidu võib tõesti juhtuda nii, et kõik muud asjad on teil valmis, seade on ka platsi peal olemas, aga luba võrku lülitamiseks puudub, sest et mingid sätted ei vasta nendele tingimustele, nii et alustage kindlasti sellest ja see protsess võib olla, kuigi selle nimel jah, tõesti on, nagu Tarmo ka ütles, et on palju tööd tehtud ja seda asja natuke lihtsamaks teha, aga esimestel oli see ikkagi jah, päris pikk ja keeruline protsess, et enne kui sellise mõlemaid pooli rahuldava siis lahenduseni jõuti. Kuldar, sul näpp püsti. Jah, et mul tuli mõttes üks soovitus võib-olla Eesti Energiale, et tegelikult te võiks võib-olla isegi olla selle energiatõhusa ehituse, mis on nüüd eramute ja korterelamute osas, selle osas natuke nagu rohkem vedur või vedaja. Ja mõte on selles, et tegelikult kui teha nüüd head hooned, ehk siis meie puhul passiivmaja, mis tegelikult on nagu ligi nullenergia hoone, ehk siis see standard on enam-vähem sama, siis see küttekulu on nii väike, et ei olegi mõtet rajada omal kas siis maasoojust või mingit teist vormi küttel, vaid võibki kütta elektriga, sest see kulu on nii väike. Ehk siis tegelikult võib-olla teie tulu hoopis sellest tõuseb, kui te propageerite energiatõhusat ehitust, mis kõlab natuke imelikult, aga tegelikult lõpptulemus võib päris huvitav olla. Sest mul on oma näide, et me tegime maasoojus pumba ja oleme nii-öelda sõltumatud, hinnast, aga tegelikult on tõesti, kui kütame ainult november, detsember, jaanuar, veebruar natuke, et siis oleks meil elektriga selle osa kütta ja see investeering maasoojuspumpa oleks ära jäänud. Näete, mis siin kõik välja tuleb. Et elekter on tagasi pildis. Aga võib-olla annaks saalile võimaluse küsida, et teema on igal juhul huvitav, kindlasti aktuaalne, väga paljud on kodus arutanud, mõelnud neid teemasid, et kasutage juhust, et selline kompetents on siin teie ees praegu. Jaa, palun. Jah, aitäh Norbert Kaarest Alexela grupist. Ma tahtsin natuke aru saada ühest teemast, et kui enne Elektrilevi rääkis, et kui mu maja asub nii-öelda selle hajaasustuse piirkonnas, siis minu nõusolekul võime minna kokkuleppesse, kus võrguühendus asendatakse siis selle kohapealse tootmisega, jah? Siis kui mu maja asub Nõmmel, siis sellist kokkulepet sündida ei saa ja ma peaksin ostma Karlaga neilt selle teenusena. Olen ma õigesti aru saanud? Jah, võib-olla Tarmo kõige õigem vastama sellele. Kliendil on alati see õigus võrguleping üles öelda ja ollagi siis ka seal Nõmmel selles mõttes võrgust lahus. Aga kui me täna vaatame neid energialahendusi, siis selleks, et kui olla võrgust lahus, tähendab endale siis salvestusseadmete hankimist ja nendesse investeerimist. Ja võrk iseenesest on väga hea salvestusseade sellises olukorras, kus klient ise planeerib oma tootmist. Et tänasel hetkel on võrk palju parem salvestusseade kui aku. Aga see on kliendi valik, mida sellisel puhul ette võtta. Aga ma saan aru, et selle hajaasustuse piirkonnast salvestusseadet nii-öelda ei paku. Kui Elektrilevi... Või on see diiselgeneraator, millest enne mainisite? Sugugi mitte, et terve kogu see kompleks koosneb siis päikesepaneelidest, akust ja diiselgeneraatorist. Et akud on sellises süsteemis hädavajalikud, sest et päevane päikeseenergia on vaja kuhugi akumuleerida ja sealt siis öösel saab tarbida. Diiselgeneraator on nendeks puhkudeks, kus meie siis kliimavööndis november, detsember, jaanuar on päikest suhteliselt vähe
ja sellest päevasest laadimistsüklist võib jääda väheks selleks elutarbeks. Ja diiselgeneraator toetab siis seda perioodi. Aga need kahte rolli tuleb selgelt eristada, üks on võrguettevõtja roll ja teine on energiamüüja roll, nii et sellepärast nad on siin mõlemad kõrvuti lava peal, et nad on selgelt täna erinevas rollis ja nendel on ka nii-öelda, üks kasutab seda kui võimalust, aga võrguettevõtja loomulikult Elektrilevi peab tagama siis elektriühenduse, võrguühenduse kõikidele Eesti tarbijatele, olemata sellest, kus nad paiknevad, et meil on siin ka mõned väikesaared, kus on ühendus tagatud natukene teistmoodi kui siis põhivõrguühendusest. Ehk lühidalt öeldes võrguettevõte asendab võrku nende energialahendustega. Energiamüüja või ükskõik kes teine turul saab tulla ja ühenduda selle võrguga ja kasutada võrku kui akumulaatorit. Mul jääb mulje, et mul on võimalik saada mikrotootjaks soodsamalt, kui ma ostan nii-öelda hajaasustusse mingi mahajäetud taluhoone ja siis te tulete mulle selle lahendusega. Versus, et ma võtan selles tiheasustuse piirkonnas ühendust Eesti Energia poolega. Kas ma selles olen nagu õigesti aru saanud? Need on selles mõttes kaks erinevat lahendust, et võrguettevõtja initsiatiiv on ainult sellistel puhkudel, kus me asendame võrku energialahendusega selleks, et saada võrguteenuse mõttes odavamat lahendust. Igal pool mujal, kus on võrguühendus olemas, on võimalik kasutada samuti siis energialahendust, aga seda siis juba teisel eesmärgil, mitte võrgu asendamiseks, vaid selleks, et saada kas olla rohelisem, saada odavamat päikeseenergiat, mida iganes. Nii, palun. Tiit Kallaste. Mul on kommentaar härra Kultar Leisile, olen tema maja suur fänn, aga vanarahva tarkus ütleb nii, et esimene maja ehita võõrale, teine ehita sõbrale ja kolmas maja ehita endale. Et ühe asja ma noppisin juba välja, et maasoojuspump oleks võinud ära jääda, aga mida te veel näete, et mida oleks võinud nüüd teistmoodi teha, et kui te nüüd lastele ehitate, et kuidas te siis teeksite passiivmaja? No see oli meil muidugi 4. maja. Õiguni mitte küll uuena ehitatuna, et üks renoveerimine, üks maakodu ja nii edasi, aga jutu mõte on see, et tegelikult nii ongi, et see 3. või 4. maja tehke endale, et siis te juba ise ka teate terve perekonnaga või terve suguvõsaga, et mida te tegelikult tahate ja mis teie hobid on. Ja näiteks meie majas 27% kogu energiakulust läheb, mis te arvate ära, kuhu? See läheb saunade kütmiseks. Ehk siis see on meie suurim hobi, sellest me ei loobu, koer käib ka seal, nii et ja selle tõttu ma ei hakka oma elustiili nagu muutma, et nüüd vähem tarbida. Ja samas, kuna see maja on ka koos ülikoolidega tehtud, et siis Tartu Ülikool ja TTÜ nagu monitoorivad 3 aasta jooksul kõik võimalikku, mida me seal teeme, kaasa arvatud energiakasutust ja on tehtud meil 6 baka- ja magistritööd maja baasil, nii et me nagu suht koht teame, et mis seal toimub, nii et me tõesti oleme rahul, aga ma kordan veel kord, et üks on see energiatõhususe pool ja tegelikult kui mul on keskmine kodanik juba, siis ma suudan maksta ka natuke rohkem selle kütte eest, aga palju tähtsam on see tõesti, et kas see sisekliima on seal selline, et see pikendab mul mõne päeva või aasta eluiga või mitte, nii et seda ma alati soovitaks rohkem silmas pidada. Ja mis meil ka nagu tundub, et meil on nüüd pea 600 külalist käinud majas ja 3 aasta jooksul ja kui nüüd need esimesed käisid, siis need küsimused ja altkulmu vaatamised olid ikka päris isegi oma sõprade käest, aga sellised kiuslikud ja ei usutud. Aga nüüd, kui valmis on ja nüüd viimane aasta, siis see küsimuste tase on väga kõrge juba, ehk siis eestlased juba saavad aru, et see on teema ja täna räägivad sellest paljud ja selle üle meil ka hea meel. Miks me neid külalisi laseme, see, et ma juba nii fännan seda ala, et ma olen ise seal otsapidi sees, nii et tahaks, et vähemalt meie lapsed elaksid ja oleksid ka koolis sellistes ruumides, kus nad ei väsiks ära ja unised ei oleks, kui koju tulevad. Lohisev vastus, aga äkki no nii, seal on nüüd kohe mitu kätt, aga teeme niimoodi, et 2 küsimust ja siis me peame siit kokku tõmbama, et muidu see teema on huvitav. Seda on hea näha. Laasik, 1 küsimus ainult. Et
küsimus härra Kuldar Leisile, et kuidas te hindate riiklikke makse, kui te elektrit ostate, kui te müüte, mis on siin erinevus? Ma olen erinevaid asju lugenud, aga tahaksin teie käest kuulda. Ei ole suurt vahet, ehk siis kuskil minu näite puhul kuskil 10% on vahe, et kui ma müün, siis on circa 10% odavam, kui ma ostan. Aga seal on ka nüüd sees see väike komponent, et me oleme nende imelike hulgas, kes ostavad rohelist energiat, nii et kui me seda ei ostaks tavalist, siis oleks see vahe veel natuke väiksem. Nii et kui ma nüüd ühelt poolt löön kokku, siis müügil löön kokku selle hinna pluss siis taastuvenergia tasu, mida me saame, siis see on kokkuvõttes 10% kuskil ainult odavam kui see, kui ma löön teistpidi ostes kokku siis hinna ja taastuvenergia või kõik need aktsiisid ja võrgutasud ja nii edasi. Nii et ei ole suur vahe. Ja kui ma nüüd kogu maja kulu kokku löön, siis meie kulu kogu energial aastas on 1 euro ruutmeetri kohta. Ehk siis circa 300 euri aastas. Ja kui saunas ei käiks, siis oleks see pluss. Nii et mina ei kurda nende hindade üle, et ma ei näe probleemi. Ja sealt viimane küsimus. Mida on metsamajas kõige rohkem? Loomulikult puitu, puualgu. Et kui kaugel on see tehnoloogia, et puualust otse elekter? Vanemad mehed teavad väga hästi, et sõja ajal juba liikusid veoautod gaasi peal, seal oli niisugune puugeneraator, gaasigeneraator tähendab puidust, ja sisepõlemismootor tarbis seda gaasi ja kui nüüd paneks sinna elektrigeneraatori otsa, siis võiks ju metsamajas niimoodi elektrit saada, kui kaugel niisugused arendused on. Aitäh! Ma ei tea, kas keegi tahab sellele siit laua tagant vastata, aga ma tean, kes sellele võiks vastata, aga see läheb nüüd natukene siit paneelist välja. Ma tean, et pigem on Euroopa Liidu soov puukütet üldse ära keelata. Mina julgen jätkuvalt seda öelda, et taastuvenergia biomassist on täna Eesti kõige odavam taastuvenergia, nii et see on see, milles me oleme suhteliselt veendunud ja seda sõnumit me üritame ka Eestis levitada, ja seda biomassi, mis võiks CO2 emiteerimise asemel metsas eestlaste energiabilanssi tasakaalustada, on meil ka päris palju, pluss veel annaks tööd Eestimaal. Et selle sõnumi ütlesime täna juba välja ja selles me oleme suhteliselt kindlad. Aga siis on mul jah, Kuldar. Ma lõpuks ikka tegelikult, et kuna juba siia kutsuti, siis tegelikult tõmbaks kiusuga üles, et üks asi mul tuli meelde, mis mulle ei meeldi nüüd kogu selle asja juures. Et kui ma müün energiat, siis maksetähtaeg, mille jooksul ma raha saan, on 30 päeva. Kui ma ostan, siis ma pean maksma 15 päeva jooksul. Ehk siis 15 päeva hoiab see seltskond minu raha enda käes. 10% ostu-müügina vahest ja rahavoog 15 päeva, sellega peab arvestama, aga võib-olla isegi siin saame kunagi paremaks. Et ettepanek teeme aplausi panelistidele.